Tervitus, loomingu inimesed. Ilu on vaataja silmades. Kõik sätid seest ja väljast ilusaks, kauniks. Tunda seda rõõmu ja õndsust ja armastust. Mina kui kunstiinimene ja uue saatesarja Kunst kui elu, armastuse üdi tutvustan teile maailma parimaid kunstiteoseid, sest mu naabrimees ajab mind natuke närvi, tema naerab, ta on selline töölisklassi, ütleb, et kunst peab olema ikkagi nagu ilus ja mõistetav ja seal peab olema taga peale andekusega konkreetselt mingi fundamentaalne, lihtne nagu suveniir, et on nagu ilus ja sa aru saad, mis asi see on, eks ju. Aga täna kunst on purjetanud sinna, kus minagi olen. Vaatasin televiisorist ja sain sealt innustust just maailma kuulsate inimeste kodudes. Ja oli ka üks kuulus sportlane just temast põhiliselt. Tema oli hästi ilus kodu, valgusküllane, väga selles mõttes kõva sportlane, kogu elu trenni teinud ja võitnud palju auhind ja väga maitsekas ja ilus kodu oli. Siis ta näitas need kodus, mis tal oli siis ka nagu eduka ja ilusa ja targa ja kuulsa inimese kunstikollektsioon. Ja seal oli näiteks Fernando Bellini raudkollektsioon, kus oli nagu rauas sellised nagu kuubikud kokku pandud ja see on üks lemmik tema. Ja siis oli seal üks maal, kus olid nagu kaugelt nagu pardijalad olid käinud, part ka värvi peal käinud ja niimoodi. Et see oli Marco Schwarzschild, tuntud ka kunstniku, väga kallis teos. Ja nüüd siin Eestis praegu ilma pikka ma sissejuhatusega tutvustan teile, et teid harida kõiki töölisklassi inimesi, kes te näete, et ilul oleks mingid sügavus ja kõrgus ja praktiline oskus taga. Ei, tähtis on see tunne, sügavus, selline modernne underground, fantastiline üllatusmoment. Ühesõnaga sõnu palju on, et mul see sõnavara on hea. Ma ei hakka sellega esinema. Nii, sall üle õla ja esimene teos. Teose nimi on Laevuke elumerel. Teose siis autor Peeter Berlonski ja alghind 20 000 euri. Meie galeriis. Nagu te näete siin, see papp moodustab elumere. See on nagu laevuke, see on selline kristall, eks just midagi, aga see on nagu sellises vabas langemist, ta ei ole isegi ühendatud, ta igale poole võid panna. Oksjonil ma pakun välja, et see 50 000 euri kindlasti. Aga täna siin ja televiisori oksjonil 20 000 euri laevuke elumerel. Eesti oma kunstnik, abstraktne kunst. Teine. Töö teeb hinge ilu. Midagi eestlasele. Alghind 60 000 euri. Eesti oma armas puu. Haamer, vanakooli haamer. See on nüüd kõik koos, seda liigutada ei tohi. See on siin laua küljes. Paneb mõtlema. Ükskõik mis nurgalt vaatad, selline asetus, selline kunstiline, aritmeetiline, läbi mõeldud ilma kaared isegi õieti siin kõik. Et seda ma olen vaadanud kuskil 3 tundi ja imestanud, et see on täitsa geenius. Ja meie siis oksjoni 3. teos, et ära ei väsiks, siis see vibratsioon ja see kunstiline kõrglend ja tase on nii suur, et ma saan aru, et enamus Eesti inimestel see on nagu liiga. Aga lihtsalt harime ise ennast ja teisi. Ja see teos, ma seda nime ei ütle praegu. Raske hinge kortsus kurbuse seisund. On selle ja see on Anne Verlee-Kastare, raske Eesti nimi. Natukene on siin nagu, jah, ma ei oska öelda, mis keelt sees, aga eestlastel on ka erinevad perekonnanimed. Naiskunstnik, väga kuulus, väga skulptor, tugev just paberiskulptor ja alghind on 70 000 euri. Oksjonil, ma olen kuulnud Londonis, läks tema üks teine teos ka sarnane just
kortsus hingepaber 150 000-ga siin täna Eestis ja otse-eetris. Täna kuidagi tegi ta meile, tuli vastu, et siin otse-eetris oksjonil alghind on siis no ütleme 50 000 teeme oma Eesti inimestele. Nii et harige ennast ja oma kodudesse tooge hästi nagu maailma kuulsusedki tõesti sellised teosed, mis näitavad inimese nagu sügavust ja intellekti ja rikkusastet. Nii et esimene saade läks küll täkkesse, küll 30. aprillil, paljud arvavad, see on nali. Ei, see ei ole nali. Urban kultuur ja kunst kõrgustesse. See ei ole laiskus ja rumalus ja haige mõistus seal taga. Seal on andekus on selle